Trennikõne. Tervist järjekordselt kõikidele Trennikõne kuulajatele, aga ka vaatajatele. Et kui eelmine episood oli selline eriline, et oli selline autoriteetne inimene meil siin, siis nagu ma eelmine kord ka mainisin, ei jäänud tema ainsaks, vaid ka täna on meil järjekordne selline autoriteet siin platsis. Ja kuidas siis tänast sellist saatekülalist võiks iseloomustada, nagu mul on alati kombeks iseloomustada, et kindlasti osad vaatavad talle alt ülesse, on autoriteet, väga tark inimene, aga samas ma arvan, et päris paljudele ta ei meeldi ka teatud erinevatel põhjustel. Et iseasi, kui palju neid on, neid inimesi, seda me siis näeme lähemalt õige pea. Aga tänane külaline on siis meil spordibioloog, Tallinna Ülikooli professor Kristjan Port. Tervist, Kristjan! Tere Siim! Ma arvan seda, et mõistlik seda otsa praegu siit lahti tegema hakata on see, et tegelikult mitte lennata kohe nendesse kõige kuumematesse või päevakajalistemasse teemadesse, vaid et natukene inimest nagu ennast tundma ka õppida. Ma ei tea, kui palju on sinu nagu sellist alguslugu või tausta teada. Mina mäletan, ma kuulasin ise ka ühte podcasti, kus sa rääkisid sellest, kuidas sina selle antidopinguni oma tee leidsid. Aga nüüd, kui sealt üks samm veel minna tahapoole, siis tegelikult me võime sind käsitleda ikkagi kui bioloogi, täpsemalt spordibioloogi. Et kui ma annan sulle sellise nagu küsimuste puntra, et sinu puhul, miks bioloogia, mida sina nagu bioloogias üldse näed, kuhu sinna on võimalik veel minna ja kes on võib-olla nii bioloogidest kui ka mujalt sellised autoriteedid sinu silmis olnud, kellelt sina oled siis kõige rohkem sellist inspiratsiooni saanud ka oma kirjutistest ja väljaütlemistest näiteks. Milline see sinu alguslugu on, ütleme niimoodi? Alguslugu on bioloogiline, see on isa ja ema kokkusaamine ja kõik, mis sellega seotud on. Nagu vast mu enda arusaamine sellest bioloogilisest vaatevinklist, et ma ei ole selles mõttes kindlasti kuulajate hulgas on terve hulk inimesi, kes peavad bioloogiat pigem sellisest looduse ja botaanilise vaate poolt domineerituks, aga et antud juhul spordibioloogia üritab vastata selle küsimusele, et mis asi see elu on. Kuna sport on üks viis eluvõimeid proovile panna, siis see pürgimus aru saada, millised inimvõimete piirid, üldse eluslooduse võimete piirid, et me näeme ka erinevate loomade omapäraseid unikaalseid võimeid. Et seda mõtestada ja ikkagi päeva lõpuks üritada leida vastust küsimusele, et mis värk on, et miks me siin elame, kas selles elus on meil ka mingi roll mängida, juhul kui roll on mängida, et kas meil on valida siis õige ja vale vahel. Ja selles mõttes spordibioloogia temaatika algas vast oma sellisest praktilisest sportimisest, et kus selge see, et sport sisaldab ju alati võistlusmomenti, mitte ainult lihtsalt trennis käimist ja fun'i hävimist, vaid mingil hetkel hakkad nagu rohkem mõtlema, et ühe treeniga saab nagu rohkem tulemust juurde, teisega saab teistmoodi tulemusi juurde ja et mis siis juhtub, mis seal kapoti all toimub. Ja eks see vaikselt triivis, et mu enda pere, vanemad on, ema kui keemik oli ja isa arhitekt, et see on natuke nagu teistsugune valdkond olnud. Aga elu kipub nii olema, et mida ma olen ka puhtteoreetiliselt lugenud, et põlvkonnad on reaktiivsed, neid sünnitanud põlvkondade suhtes, et sealt vast ka teistsugune vaade maailmale. Ja ega mul siin muud vastust ei olegi, et päeva lõpuks tahaks teada, et mis värk on. Sa mainisid hästi huvitavalt, et selliselt filosoofiliselt, et miks me siin oleme, siin maa peal üldse olemas või miks nagu elu on, aga kas bioloogia vaatevinklist ei oleks nagu isegi otstarbekam küsida, et kuidas on võimalik, et me siin oleme? Et kas miks ei ole kuidagi selline filosoofiline? Filosoofia üritabki, see on armastus arusaamise vastu, et see miks on ja kuidas ja millal
ja kuidas lõpeb ja kas lõpeb, et need on ju huvitavad küsimused kõik oma, et kõik, mis algavad küsisõnaga, peab ju lõppema ka mingisuguse lahendiga. Et siin on palju teooriaid loomulikult selle kohta ja filosoofia on vast kõige sellisem suurem kategooria, kus ei pea olema see vastus tingimata õige, ta on vaieldav, aga ta peab olema loogiline, et ta peab jõudma kuhugi loogilisse tervikusse. Ja me näeme, et teaduse erialade puhul see filosoofiline kontekst tihtipeale läheb kaduma, et tegeletakse nagu väga kitsas tegevussfääris märkamata seda suuremat pilti ja suurema pildiga oleks tihtipeale konfliktis. Ja seetõttu ma olen ise ennast distsiplineerin, võib-olla on juba harjunud mõtlema, võib-olla lapsepõlvest on miskit ajendit seda tekitanud, et kogu aeg nagu jälgida seda suuremat pilti, et see sunnib taoliseid küsimusi esitama. Just mõtlesingi seda, et kas nii-öelda filosoofia ja teadus, just täpsemalt öeldes see STEM teaduse pool, et kas nemad ei ole nagu omavahel konfliktis või siis just kui üks aitab tasandada teist ja teine aitab tuua nagu täpsust siis nii-öelda teise valdkonda, et milline nagu nende vaheline seos on? Eks see seos ole nagu ikka inimeste arusaamiste puhul, et me keskendume detailidele ja tihtipeale väga palju ja siis need detailid, need vaatepunktid või fookused eemalduvad teineteisest piisavalt palju, nii et see vahemaa jääb ületamatuks, siis öeldakse, et ei olete seal lollid. Ernst Rutherford füüsikuna ütles, et füüsik on ainuke teadus, kõik ülejäänud on margi kogumine. Et see on küllalt tüüpiline näide, kuidas tekib selliste maailma tunnetusküsimuste puhul polariseerumine ja vast praegu ongi see loodusteaduse STEM ja siis humanitaarteadused, et te olete sellised pehmed poisid, et te ei tee midagi, aga vaata, meie paneme siin, teeme transistorit aga et mille jaoks sul seda transistorit vaja on, et see oleks nagu palju tähtsam küsimus vastata, et teed küll, aga et mis siis sellest saab, et kas selleks, ja siit me jõuame nende eksistentsiaalsete küsimuste juurde, et sa teed teadust selle nimel, et aru saada, kuidas algosakesed toimivad ja tulemuseks on see, et me oskame tuumapommi teha ja 40-ndast aastatest alates me võime öelda, et maailmas on midagi muutunud, mida mitte kunagi varem meile teadaolevalt pole eksisteerinud, et inimene on võimeline hävitama suures mahus kogu elava looduse, ise seda loomata, et see on nagu põhimõttelised dispuudid, aga dispuut on terve juhul, kui selle eesmärk on vale sõna on vast nimetada võitluseks, aga kui selle eesmärk on vähemalt selle dispuudi kaudu liikuda parema arusaamise poole, ma ei usu, et on olemas ka absoluutne arusaam, selleks on maailm liiga keeruline, kompleksne, aga et me suudame hoomata selliseid suuremaid tervikuid üheskoos paremini kui endisega kakelda. Sellega, kui sa ütlesid seda, et füüsik, see sinu nimetatud füüsik on oma arust kõige kõvem mees, siis tegelikult mul tuli sellega meelde üks selline meem või naljapilt, et mis seda füüsikut tõenäoliselt morjendaks, et seal olid erinevad teadlased, joonistatud karikatuuridena rivis ja siis see algas sellega, et kõigepealt oli seal geoloog, kes ütles, et minu teadusharu on kõige vägevam, siis tuli bioloog, ütles, et ei, et minu teadusharu on kõige vägevam. Siis seal tuli edasi, et ütles füüsik, et nalja teete, et minu teadusharu on kõige ägedam. Ja siis ütleme niimoodi taamal pikalt kaugel eespool, siis matemaatik vaatas tagasi ja ütles, et teie siin, ma ei näinudki teid. Ja tegelikult selle rea võib lõpetada fekalistiga, kes ütleb, et vaata, kui mina teie tööd ei tee, siis teie tööl pole üldse mingit mõtet. Et seda rada võib pikendada. Jah, aga kui rääkida sellest, just mainisin, ma võtan sellest kohe haaran kinni, et inimene on võimeline nagu selle elu nagu hävitama, selle elukeskkonna hävitama, kus ta nagu elab, et kas tegelikult see on paratamatus, et inimene ongi iseenda jaoks selline eksistentsiaalne oht ja see täitub või näiteks, kas sinul on inimkonda usku või ei ole, et kas me suudame ennast ise ära pühkida või me suudame midagi nagu hakkama ka teha, vaadates nagu inimlooma sellist mõistuse või sellise intelligentsi, sellist laia nivood nagu. Mul ei ole usku inimkonda selles mõttes, et meil ei ole alust eeldada, et me oleme erilised. Me oleme loomad nagu ülejäänud, saame natuke teistmoodi maailmast aru.
kõik ülejäänud või enamus loomaliikidest on välja surnud. Meie aitame sellele erakordses koguses kaasa. Me oleme kõige agressiivsem ja hävituslikum liik üldse, mis on eksisteerinud, siis pole välistatud, et me ohustame ka iseennast, mida võib ka öelda, et me oleme selgelt iseennast ohustava liik, et selles suhtes mul ei ole usku. Ja see ei ole mitte pahasoovlikult öeldud, vaid et me peame aeg-ajalt käsitlema neid piiritingimusi ja sellist idealismi öelda, et ma võin halba teha seetõttu, et pikas perspektiivis läheb kõik hästi, et see ei ole õigustatud. Aga samas ma personaalselt olen optimist selles mõttes, et me oleme suutelised ennast kokku võtma ja teatud tingimustel olen võib-olla võimelised seda kehva seisu vähendama ja head seisu pikendama, aga et sellist absolutismi, et me oleme kuidagi eriline liik siin planeedil, et selle jaoks mul argumentatsioon puudub. Võib-olla kui kas see ei võigi siis inimest mõnes mõttes eriliseks teha, et inimene on võimeline mõtlema, et miks ma siin üldse olen olemas, kuhu ma lähen, milleks ma üldse siia tekkisin, et kas selline mõttekäik, mida siis inimese loom on võimeline kultiveerima, ei ole siis mingisugune, sõltub, mis kriteeriumi alusel sa seda vaatad. Aga teisalt poolt, mis mind veel siia juurde ma tooks, on siis see, et inimese kohta on öeldud ka seda, et ühelt poolt kõige targem loom siin maa peal, ja samas ka kõige rumala. Aga ühelt poolt, jällegi, kui me võtame mis tahes inimese ja paneme ta kõrvuti ükskõik millise loomaga, siis kas sina nõustud sellega, et see summa summarum või võtta keskmiselt, et inimene on üldjuhul intelligentsem, tugevama analüütilise võimega kui mõni loom ja kuidas seletada siis seda paradoksi, et justkui kõige intelligentsem liik siin maa peal on ainus, kes paradoksaalselt siis iseendale hävingu kaela kutsub? Jah, kõige esimene väljakutse on ju määratleda, mida me intelligentsuse all mõtleme, et kui intelligentsus on suutlikkus ellu jääda, et kohaneda muutuvate tingimustega, et need, kes ei ole intelligentsed, need surevad välja. Et selles mõttes inimene ei ole eriliselt intelligentne, et me kindlasti elekter kaob ära, siis me oleme suhteliselt õnnetud tänaseks päevaks, et see on see arengu tulemus. Et me ei saa ka looduskeskkonnas niimoodi hakkama, nagu paljud teised loomad saavad hakkama, et me võime näha siin väga kehv talv oli ju, et aga loomad elasid metsas märkamata seda inimeste vaeva. Et selles mõttes intelligentsus, sa pead silmas peamiselt ikkagi selle, kuidas me oma keskkonda suudame kujundada, et ükski teine loom seda niivõrd palju pole kujundanud ja teine on siis see abstraktse mõtlemise võime, et meil on siis, võime öelda ka, et see abstraktne mõtlemine ei pea üldse meie kehas olema. Et see, mida me praegu oleme teostamas, oleme ju siirdamas seda intelligentset protsessi teislikku keskkonda, nii et see intellekt võib olla invariantne, et pole tähtis, kas ta on siis wetware või ta on hardware. Et ta võib olla kantud ka mingis teises keskkonnas. Sellisel hetkel inimene, kui suhteliselt nõder keha kaotab oma tähenduse ja see intellekt, energia muundamine millekski kasulikuks, ma ei tea, kas masinal on mingi meelehea tunne ka, et me praegu filosoofias ka ju on pikka aega käsitletud seda, et mis on moraalselt õige valik, et see on siis midagi, mis peaks tekitama seda hea tunnet, et see on erinevad definitsioonid selle kohta. Et kui meid juhib ainult see, et me peaksime jälgima head tunnet ja õnnelikud olema, siis me väga intelligentsed ei ole. Ja me praegu näeme neid märke piisavalt palju, kuidas inimkond, kes on kõige kaugemale arenenud tehnoloogilises mõttes ja maailma mõistmise ja mõjutamise mõttes, meie hulgas on äärmiselt palju nõmedat käitumist, et täitsa hukkamõistetavalt rumalat käitumist. Ja seda ei oleks pidanud ju tekkima, aga seda paistab, et tekib üha rohkem juurde, et see on see kurb tõdemus, et meil ei tasu hoobelda oma intellektiga, kui me niivõrd lollid käitume. Aga kas see ei võigi olla niimoodi, et kuhu või millisesse valdkonda või millisel viisil see inimene oma sellist intelligentsi või sellist kognitiivset võimekust kanaliseerib? Et kas me ei ole seda mõnes mõttes liiga palju suunanud sellisesse pragmatismi, et kuidas oleks kõige efektiivsem, kõige lihtsam,
kõige kergema vastupanu teed või mitte vastupanu teed, aga kuidas endal oleks kõige lihtsam nii-öelda, et kui me muudame nii-öelda kondimootori nii-öelda masina vastu, millel on rattad all, mis meid viib ühest kohast teise, noh, ühelt poolt on tõesti, et meil on nii-öelda rong sõidab rööbastel ja veoauto viib kaupa, aga teisalt, kui me vaatame igasuguseid vidinaid, mis nii-öelda vähendavad liikumist veel rohkem, siis just tahan triivida sinna, et kui me seda intelligentsi kuidagi kanaliseeriksime rohkem sellistesse praktilistesse asjadesse, mitte niivõrd sellisesse valdkonda, mis nagu elu just kui teeb mugavamaks, kas siis oleks see nagu teistmoodi? Vastan isegi 2 sellist mõttelõnga, mis mul enda paralleelselt praegu tekkis sinu sissejuhatusega, et pragmatism on üks teadusfilosoofia soovus, kus on lihtsalt, et aga lepime kokku, et nii on parem, et me ei pea muretsema selle suhtes, kas on õige või mitte, aga lepime kokku, et nii on parem, kuna see on meile parem, see ei ole loomadele parem, see on inimesele parem. Oleme pragmaatilised nende probleemide lahendamisel. Nüüd teine, millele ma olen suhteliselt sagedasti mõtlema jäänud ja mõnes kohas ka välja ütelnud, on see, et võib-olla inimene on siis see loom, erinevate loomade peal on katsetatud, aga inimene on see loom, kes on loodusseadustest ehk nendest seaduspärasustest, nendest füüsikalistest, ontoloogilist või tegelikkust kujundavatest asjaoludest olnud siis suuteline kõige rohkem aru saama. Ja seda arusaamist rakendades see inimene muudab iseennast lõpuks tarbetuks ehk et me asendame ennast tehislikuga ehk just see intellekti ümberkandmine kuhugile mujale. Ja kõik need pürgimused teha parem telefon või suurema diagonaaliga televiisor või hüper- või liitreaalsus, et need kõik viitavad sellele, et me eksperimenteerime selleks, et meid ennast lõpuks vaja ei ole. Et me teame, et meie bioloogiline keha vajab stiimuleid, et meie lihased kaovad ära, seda tead sina väga hästi. Et kui me ikka rasket tööd ei tehe, siis seda lihast pole vaja ja kui me seda keha ei kasuta, siis ei ole südant vaja ja ausalt öeldes, kui me ei mõtle, siis ei ole seda aju ka vaja, kuna nad on kõik väga kallid kohe ülal pidada. Ja seega me muudame iseennast mõttetuks. Tõesti, see mõttetus hakkabki esile tulema ja siis hakkab järgmiseks ka meie mittevajalikus esile tulema, mida praegu võib näha, et ettevõtlus asendab inimesi üha rohkem seadmetega, inimtöö väärtus kaotab seda tegelikku väärtust, et see protsessi tunnused on selgelt ju olemas. Sa varem ütlesid, et meie ümber on hästi palju sellist nõmedat käitumist. Ja noh, et inimene on ühelt poolt ka selline suhteliselt rumal loom, siis võib-olla nagu paari sõnaga äkki täpsustaksid, et milline on siis sinu jaoks see ülim rumal käitumine või selline destruktiivne käitumine, mis siis nii-öelda meid ühelt poolt siis endiselt alla tõmbab ja mida me kui see oleks, muidugi fantaseerida on selline äge, aga et mida siis idee poolest saaks teha ja kas peab tegema. Et kas see suund, kuhu me praegu inimkonnana liigume, mis ei anna justkui sulle ka sellist usku inimkonda, on see selline suund, mis on paratamatu või on sinul mingisugune soovmõte ka või selline ideaal või paralleel, kuhu siis hoopis võiks näiteks liikuda. Et ma mõtlen seda, et kui me tegeleme selliste tarbetute asjadega, iseennast suretame välja, siis kas ei ole selle tulem, et me võime mõnes mõttes teha, mida me tahame. Näiteks, et väga palju sellist, kuidas ma ütlen, sellist liberaalset on, et me võime kõik oma intelligentsi suunata, ongi seal kõige paremale, ma ei tea, limonaadi aparaadile või mingisugusele sellisele asjale, kui me võiksime selle ressursi suunata mujale. Ja kas sellisel juhul näiteks peaks olema keegi, kes seda asja kontrollib, et ütleb, et ei tegele mõttetustega, vaid te tegelete nende asjadega, mis justkui on siis tähtsamad või loevad, et justkui selline autoritaarne või diktatuurilik selline ettekirjutus peaks olema, et kuhu me liigume, kui me tahame kuskile näiteks kas siit maamuna pealt ära saada. Et kui saaks, siis kuidas sina inimkonna sellist käekäiku või arengut kujundaksid või muudaksid? Seda üks rumaluse näide on kas või see, et ma ei sööndaks. Selles mõttes ma rumalalt käitun, et ma ei söönda esile tuua teatud näiteid, mis ühiskonnas on kritiseeritavad. Näiteks seetõttu, et see põhjustab ebameeldivat poleemikat. Et see ei ole tark käitumine. Peaks rääkima, nagu tõde on.
aga ma tean, et ühiskond ei tolereeri tõde, et meid ei huvita tõde niivõrd palju või tegelikkus, vaid meid huvitavad tegelikkuse kirjeldused, mis sobivad meie eesmärkidega. Ja see ei ole ju tark käitumine. Ja nüüd sellises, kas mulle endal on retsept olemas, et see oleks ka natuke arrogantne öelda, aga teisest küljest on igal kodanikul ja igal inimesel, kes on ellu siia tärganud, ääretult väikene tõenäosus üldse elusana eksisteerima hakata. Et tal ikkagi on mingi moraalne vastutus öelda ja arvata, mis ta siis peab õigeks, mis poleks. Aga ma saan isegi kasutada teatud vihjeid inimkonna ajaloost varasemalt, kus Antiik-Kreekas räägiti valgustatud diktaatorist ehk valgustatud filosoof kuningatest, kes siis tõesti ütlevad, kuidas asjad on, aga näed, et siin hakkab tekkima natuke nagu selline pragmaatikute või teadlaste diktaat, kusjuures teadus on väga enesekriitiline ja teadus tegelikult ei oma väga tugevaid seisukohti, vaid ta omab tugevaid arvamusi tegelikkuse kohta ja ta kogu aeg kritiseerib iseennast, aga selline eeskuju ei ole juhtimiseks väga hea, kuna ta juhitavates tekitab ebakindlust, et näed, eile arvasite nii ja täna saite uusi andmeid, nüüd arvate juba teistmoodi, et selles suhtes valgustatud filosoofi lähenemine on nagu mõttena ilus, et me tõesti üheskoos ei suuda kokku leppida. Tuuaks tihtipeale selline näide, et kas üheskoos lennuki juhtimine on parem kui ühe piloodi kätte see usaldada, et koolitamine korraliku piloodi või siis hakkame koos otsustama, ikkagi meie elud on ja meie maksame. Et siis me näeme, et see üheskoos tehtud tarkus ei ole väga hea taoliste otsuste puhul. Ja eks me näemegi instinktiivselt, kuidas ühiskonnas tekivadki teatud usaldusahelad, et spetsialiste usaldatakse rohkem kui mitte spetsialiste koolitatakse välja ja siis nendega koos vastutusega kaasneb võib-olla ka sissetuleku jaotamine ja vot siis hakatakse toota ka sissetulek ja mina tahaks ka rikas olla ja siin hakkab siis inimliku loomaliku pale esiletulek, et see ressursi tarbimine rikub uuesti sellise otstarbeka ratsionaalne tõele otsa vaatava maailmatunnetuse ja siis hakatakse rohkem rääkima, kes rohkem saab, kes vähem saab. Et see on see inimloomuse üks suur pahe, on kadedus ja empaatiavõime puudus. Et kas neid on võimalik käeviibutusega või tabletiga kehast välja võtta, pole seni vähemalt tõendid olemas. Sa mainisid seda terminit praegu, et ressurss ja ressursi nagu selline jaotamine ja ressurside järel nagu selline võitlemine ka, et kas võib-olla sellist, kui ressurss näiteks okei, universumis mitte võib-olla ei saa näiteks tuua, aga siin maa peal, eks ole, et ressurss teatud mõttes on siiski või valdav osa sellest on taastumatu, ta on siis nii-öelda finite, et vaadates seda, kui kiiresti meie liik nii-öelda reprodutseerib iseennast ja kuidas meil siis nii-öelda ressursse aina rohkem napib, kas või näiteks ühelt poolt nii-öelda finantspool, aga teiselt poolt ka nagu ruumiressurss. Et mina näiteks tooks välja sellise asja, et ja kuidas sellesse näiteks suhtuda, et kui ehitame maju, siis selline keskmine korter muutub aina väiksemaks pindalalt, korruseid tuleb aina rohkem juurde, me hakkame vertikaalset teed pidi üles ronima, et justkui selline ruumipuudus tekib ka, võitlemine selle ruumi järele suureneb samamoodi. Iga mats ei saa pangast näiteks laenu, et endale sellist korterit või sellist eluaset näiteks osta. Et vaadates seda, milline, kuidas ütleme siis õige termin oleks selline superlineaarne rahvaarvu kasv meil on, ja sellega paralleelselt nii-öelda korreleerub siis ka näiteks selline ressursside vähenemine. Kas meie lõpp on hoopis näiteks seal, et enne seda, kui me jõuame planeedi täiesti ära reostada, me jõuame üksteist mõnes mõttes nagu maha tappa või see planeedi ära reostamine ongi selle liigse sellise üle rahvastiku overpopulationi nagu probleem. Et siin on nii halb kui hea sõnum olemas. Hea sõnum on see,
mida rohkem rahvast, seda rohkem tekib seda intellektuaalset produkti, et me näeme seda. Jeffrey West on huvitav raamat mõned aastad tagasi kirjutanud, raamatu pealkirjaks Scale, et puht teoreetilise füüsikuna ta hakkas tähelepanu pöörama bioloogia maailmale ja ta on päris palju andmeid kogunud just kuidas siis bioloogilised süsteemid toimivad alates rakulistest kogumitest kuni populatsioonideni välja. Ja ta kirjeldab ilusasti ja see tema kirjeldab, aga see on siis tegelikkus on taoline. Et mida suurem linn, seda rohkem on seal patente, seda rohkem seal teatrit, seda rohkem on seal loomingut. See on kõik see, mis on meie intellektuaalne plussi poole peal, et see on superlineaarne, et see ei kasva mitte lineaarselt inimeste arvuga, vaid see kasvab kiiremini kui inimeste arv. Samas ressursi tarbimine kasvab aeglasemalt kui inimeste arv, et kui me vaatame, et sul on 1000 inimesega kogukond, kui mitut kütuse tanklat sinna vaja on ja siis võiks arvata, et kui sul on 2000 elaniku kogukond, siis on 2 korda rohkem kütusetankleid vaja. Ei ole, on vaja umbes 1,7 korda rohkem kütusetankleid. Et me kasutame seda ressurssi tõhusamalt ära. Ja nüüd see positiivne sõnum on siis selles, et see ressurss ei pea asuma planeedil Maa, me juba praegu tegeleme ju gigatakse siin asteroidide peale, et seal on seda väga väärtuslikku materjali, mida Maa peal suhteliselt vähe on ja kõrgelt hinnatakse nii palju, et kui ühe saaks sealt ära tirida Maa peale, siis siin ütleme terve hulga väärismetallide börsiväärtused või ütleme väärismetallide turuväärtused kukuksid, et meil on olemas seda ressurssi selles maailmaruumis palju rohkem saadaval ja nüüd maailmaruumi haaramiseks meil oleks vaja seda intellektuaalset võimekust arendada. Ja siis me näeme suurtes riikides, USA ja Hiina näiteks, kus kasvab seda intellektuaalset võimekust, tehnoloogilist võimekust üllatavalt palju. Elon Musk on heaks näiteks, me võime vaielda tema isikuomaduste üle, aga see siis tehnoloogiline sümptomaatika, et liigutakse Marsile, valutatakse kosmost küllaltki edukalt. See viitab sellele, et ega me siia ei jää ja arvatavasti see kosmilise ressursi kasutusele võtta on siis inimkonna üheks võimaluseks. Sellele Stephen Hawking, kadunud füüsik, ju viitas ka, et selle sajandi jooksul arvatavasti me peame siit plehku panema. Ja terve hulk Elon Muski Marsikoloonia idee on samamoodi. Siin iluti oli üks idee veel, et paneme ikkagi kogu genoomi kaardistame ära, paneme selle väikse mälupulga peale, saadame kosmosesse igaks juhuks, et kui me ise endale asjad käkki keerame. Aga käkki keeramine on see negatiivne sõnum, et see oli mõlemad. Jah, aga selles mõttes et ma selles mõttes nõustun sinuga, aga mulle meeldib sellises positiivses mõttes siis natukene nagu mitte provotseerida, aga sellist vastuargumenti tuua, et kui see inimeste hulk, mis kasvab, et siis seal kasvab ka seda intelligentsi juurde. Aga kas see kasv, selle kasvu, nagu see kasutegur nagu õigustab ennast, et toome näiteks, et ma ei tea, meil on seal hulk inimeste hulk kasvab väga kiiresti. Marginaalne osa on need geeniused, kes midagi edasi viivad. Suurem mass on need rumalad, ehk siis, et kui meil 4 inimese kohta üks korjab prügitüki tänava pealt ülesse ja 3 tükki ei korja ja me hakkame seda numbrit nüüd pidevalt korrutama suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, siis kas näiteks seesama intelligents, millest sa rääkisid, kas ühel hetkel ei upu rumaluse sisse ära? Kas seda rumalust on võimalik hoomata? Jah, vaieldamatult see võimalus on olemas, et selle, millele Stephen Hawking viitas ka, et see eksistentsiaalse riski võimalus lihtsalt kasvab pööraselt kiiresti ja kui me räägime pelgalt siis oma võimekusest, see närviliselt iga päev, iga tund, iga sekund hoitakse näpu punase nupu peal ehk see tuumapommi kell, mis ütleb, et kui reaalne on, et meil siin tuumakonflikt tekib, et see läheneb kella 12, et see saaduslikule kesköötunnile, kui kõik maailmas muutub. Et selles suhtes meie rabedus koos tehnoloogilise võimekusega see rabedus kasvab ja osa inimesi pööradki tähelepanu, et kuulge, et te olete endiselt need ürgsed loomad oma ürgsete agressiivsete impulssidega ja teie võimestatus lihtsalt muudab teid iseenda jaoks ohtlikuks. Kusjuures selle võimestatuse tõesti
bilansi plussi poole peal on see, et aga vaata, kui geniaalsed te olete suutnud need masinad luua, aga milleks? Ja siin osa inimesed ütlevadki, et arvatavasti tehnoloogiline tsivilisatsioon sureb alati välja. Seda on veel varemalt ka näha olnud vihjeid Rooma impeeriumist, väikesed tehnoloogilised arengud. Et loomariik, mis ei ole tehnoloogiline tsivilisatsioon, et püsivad palju kauem. Haikala on 400 miljonit aastat elanud. Me oleme inimese moodi proovinud ahvist teistmoodi käituda umbes 5-6 miljonit, kusjuures selle kaasaegse inimese moodi rohkem võib-olla viimased 100 000 aastat. Et meie enda senine elutsükkel on väga üürike võrreldes paljude loomadega ja kui praegu tulevikuhorisonti vaadata, siis see ei ole sugugi sellest düstoopiast vaba. Düstoopia ilminguid, sotsiaalselt tundlikud inimesed, kirjanikud, filmi stsenaristid, need on millegipärast palju rohkem hakanud tegema. Et see on teatud mõttes nagu see koolipri, kes kaevandusse kaasa võetakse, et need haistavad seda muremärki. Siin mul tekkiski kohe selline otsene seos selle mugavusega, kui sa mainisid seda Rooma impeeriumit, siis nagu mu Rooma impeeriumi fanatist vend mulle kunagi rääkis ja õpetas, et miks nagu roomlastel üldse see asi niimoodi läks, nagu ta läks, ongi see, et oli tehnoloogiline areng, oli linnastumine, elati linnas, muututi mugavaks, puudus selline kaitsevõimekus ja siis barbar tuli ja sõitiski temast üle. Et kui ma praegu vaatan seda, mis toimub tänapäeva maailmas, jah, me oleme justkui selles mugavuse sellisesse tsüklisse, oma tsükliga seal mugavuse faasis justkui tagasi, et elu on praegu väga lill ja kõik on tore ja nagu väga pingutama ei pea. Samas, kui vaadata seda sama rumaluse ohjamist paralleelselt, siis kui vaadata rohkem ida poole, kui me vaatamegi näiteks Hiinat, siis seal on seda rumalust võimalik ohjata sellise väikse kontingendi poolt ülevalt toast alla oluliselt lihtsam kui siin, et siin on justkui sellised arvamused ja nii edasi, selline vaba tahe, mida kõike veel, ja seal ei ole, et justkui ühelt poolt vabadust on vähem, aga võime siis kontrollida seda inimese käitumist ja seda reguleerida, kas inimene justkui tohib rumalat asja teha või mitte, on efektiivsem. Et kas ühelt poolt, kas see on mingil määral õigustatud käitumine ja teisalt, kas see näiteks meid mingil hetkel hakkab ohustama, sest sellest aina rohkem räägitakse. Ja veel siia juurde ma kleebiks ühe asja veel ruttu juurde, on siis see, et kas näiteks siis tehnoloogiale üleminek, et meie lihakeha ühel hetkel läheb tehnoloogiale üle, ongi siis selline paratamatus eksistentsi jätkamiseks, sellepärast et siis me saame välja juurida ka selle bioloogilise rumaluse. Jah, küsimus ei ole mitte meie, vaid me oleme lihtsalt vahend, et kui on olemas selline mingi universaalne loogika, siis see loogika ütleb, et on olemas teatud füüsikaseadus, ütleme me füüsikud üritavad nendest seaduspärasustest aru saada, need ei tule mitte füüsikutest, vaid need tulevad ikkagi maailmast. Ja kui me nendest seadustest aru saame, oskame seda ressurssi ja energiat otstarbekalt kasutada, siis me kujundame oma elu algusest paremaks, meil tekib hea tunne ja siis me ekspluateerime seda head tunnet, teeme teatud lahendusi veelgi rohkem, motiveerime seda tehnoloogiat veelgi rohkem arendama, mida me praegu teeme. Aga selle tagajärjeks ei ole mitte, et meie eksisteerime edasi, vaid tagajärjeks on see, et see eluline loogika, mida meie praegu esindame, kantakse teistsugusesse materiaalsesse vormi ja see loogika ei rõõmusta, ma ei tea, podcasti pidamise üle või siis jalgpallivõistkonna ühe poole võidu ja teise poole kaotuse üle. Et me ei tea, me ei kujuta ette seda, mida me ei tea. Et sellisel juhul me ei saa rääkida, et meie eksisteerime edasi, aga me saame öelda, et me olime selleks vahelüliks, mis andis teatepulga edasi. Ja nüüd, kas see on rumal käitumine? See on omaette küsimus, et juhul, kui me täidame, siin võivad isegi täitsa religioosse narratiivini jõuda, aga et juhul, kui me täidame mingist kõrgemat eesmärki,
siis me ka oleme vast kõige tõhusamad võrreldes haiglade ja sipelgatega olnud, et siis me ei ole rumalad olnud, aga rumalad oleme selles mõttes, et vaadake, mis me iseendaga tegime, et meil on praegu suhteliselt hea pannkooki süüa. Aga selles mõttes, me praegu ma panen tähele seda, et tegelikult meil see jutt liigubki praegu lõpust aina rohkem alguse poole, aga las ta niimoodi ollagi. Sellepärast, et siis sellisel juhul kohati, et kui ma esitan sellise küsimuse, et kui me nagu selleks, et nii-öelda eksistentsi mõnes mõttes jätkata, me peame siis nii-öelda seda mateeriat, mille näol me eksisteerime, kuidagi muutma, ehk siis nii-öelda tehnoloogia poole minema. Ühelt poolt sõltumata sellest, et kui kunagi oleme seal tehnoloogia peal, ükskõik millise elemendi peal, võib-olla ühel hetkel me peame liikuma järgmise elemendi peale ja järgmise peale. Lähme süsiniku pealt või lähme selle, mis on see, räni peale vist või mille iganes peale veel. Et siis kas nagu see püüe sellise entroopia nagu vastu võidelda erinevat moodi, et lõpp on ikka sama, on nii? Ja see on vast üks seadus, mida kõik füüsikud aktsepteerivad, termodünaamika teine seadus, et entroopia kasvab ükskõik, mida me ka ei tee selle tulemusel, isegi kui me korrastame, et kes ei tea, siis entroopia on korrapäratu seisund ja negentroopia või entroopia vastu saab tegeleda tööd tehes, et korda struktuuri luues. Ja me üritame ju korda suurendada ja meie enda keha on selleks heaks näiteks, et elu on ajutine korrastatuse seisund, et me teame, et süda peab just selline olema, et proovi seal üks asi, väikene asi natuke teisiti teha ja talitluses kohe see kajastub. Et me oleme korrastatud ja me kogu aeg uuendame oma koematerjali. Aga selle uuendamise käigus me üldiselt ka suurendame kogu aeg natukene korrapäratust, et seda kaost suurendame. Ja teadaolevalt elu üheks definitsiooniks elu on kõik see, mis lõpeb surmaga, et me ei saa rääkida igavesest eksistentsiaalsest seisundist. Ja selles mõttes küll, et entroopia võidab lõpuks. Vähemalt meile teadaolevas universumi nurgas, nii palju kui me oleme väljapoole vaadanud, et need seaduspärasused kehtivad. Aga meil on terve hulk vastamata küsimusi nii algosakeste füüsikast kui ka tegelikult sellest teoreetilisest vaatevinklist, et mis see universum on, mida ta ennast kajastab, kas me elame simulatsiooni, on huvitav mõtteeksperiment ja nii edasi. Et seni, kuni me neid vastuseid ei tea, siis me peame piirduma tõesti ainult selle teadmisega ja konstrueerima arusaami selle teadmise pealt, mis meil olemas on, et ainult selle vastu me saame öelda, mis on õige, mis on vale. Aga see ei tähenda, et need teadmised on lõplikud ja terviklikud, et neis puudub vastuolu. Selles suhtes ongi, et kui nagu üks hästi huvitav nagu mõte, mis ma olen nagu kultiveerinud, on ka, et mis on elu. Et nagu elu on justkui, elu saab olla siis, kui sa mingil viisil võitled entroopia vastu. Ja kui nagu öelda, et nagu mis elu mõte on, siis elu mõte ongi, et kui sul on jõgi ja see jõgi on entroopia, siis elu mõte on selles entroopia jões ujuda vastuvoolu, võidelda selle vastu nii kaua kui võimalik. See on küll mõttetu, ta lõpeb ühtemoodi, aga tegelikult elu ongi, kui sa vaatad organismi ka, et nagu sa just ütlesid, et selline kõik peab korrapärane olema, kõik peab üksteise suhtes nii-öelda toimima. Et elu saakski vist iseloomustada seda püüet luua korrapärasust selles entroopilises, selles hukatuslikus suunas, kuhu niikuinii liigutakse. Muidugi naljakas on see, et inimene on tekitanud sellise paralleelse entroopia vist siia juurde, et kui ta seda planeeti risustab. Jah, entroopia või termodünaamika teine seadus ütleb, et süsteemi väliselt me tarbime energiat, mis tuleb väljastpoolt ja tekitame väljastpool seda kaost. J.K. Chesterton on kirjanik, kes on muuhulgas loonud see isa Browni kuju, see detektiivi kuju. Temalt pärineb ütlus, et ainult elu suudab ujuda vastuvoolu, nii et selles suhtes sul on täitsa autoriteetsed mõttejagajad. Okei. Ja võt see, ma korraks pean selle ka võtma ette, et siin jooksvalt tuleb, et see simulatsioon, et see simulatsioon on huvitav asi, et kui me mõtleme selle peale, et siis tegelikult tihtipeale naeruvääristatakse või justkui sellist teistlikku religiooni ka, et pilve peal mees lõi maailma, siis oli see, me kõik elame selle pilve peal, see mehe maailmas, tema meile vaatab alt üles, on teatud reeglid ja nii edasi. Aga simulatsioon ja simulatsiooniteooria on paralleelselt täpselt sama asi ju. Keegi
on loonud simulatsiooni, mille sees meie elame ja me oleme lihtsalt mingisugused justkui karakterid, kes on loodud ja kui neid karaktereid ei ole, siis saab luua uue karakteri ja nii edasi. Et tegelikult kas näiteks simulatsiooniteooria ei olegi mitte midagi muud kui kaasaegne käsitlus sellest samast vanemaaegsest mingisugusest religiooni fenomenist, sest kui sa vaatad läbi ajaloo kõiki erinevaid religioone, see narratiiv on kõikidel väga sarnane ja nüüd me oleme siis jõudnud sellesse simulatsiooni, et ma olen isegi sellist asja kuulnud, et meil on justkui simulatsioon, me elame siin sees, meil on antud see simuleeritud siis nii-öelda see keha, kus me oleme ja kui meie nüüd sureme näiteks ära või nii-öelda see meie karakteri eksistents lõpeb, siis samamoodi meie andmestik läheb ülesse kuskile valgesse tühimikku, mingisugusesse sellisesse pilve, mis on juba tänapäeval suhteliselt asjakohane, see pilve termin. Et see meie andmestik, millest me oleme loodud, läheb kuskile suurde serverisse ja seal siis kultiveeritakse uusi infohulk ja see tuuakse kuidagi siia alla simulatsiooni tagasi. Mina näen siin väga palju näiteks selliseid justkui paralleele või sellist copy-paste nähtust. Mis sina sellest arvad? Jah, ta on selles mõttes paralleelid, nägemise võimalus on olemas. Ma arvan, et see paralleelid ei ole selles mõttes õigustatud, et religioosne narratiiv on teadmatuse seisundis, kasutades inimesele teadaolevate kõige rohkem ta teab iseennast ja seega ta loob oma enda kuvandist need selgitavaid konstrukte, et mille pärast teatud asjad maailmas juhtuvad ja aja jooksul on siis jumalat oma tööst vabastatud, mida rohkem me teada saame, et see William Occamist, kes Occam's Razor või selline loogika üks tänase päevani kasutatav mõttekonstrukt, et kui on midagi müstilist ja kui on midagi lihtsamalt seletav, siis arvatavasti lihtsamini seletav on tõele lähemal. Ehk see lihtsamini seletav tähendab seda, et me teame palju rohkem teadust tehes, maailma uurides ja vabastame Jumala teatud müstilistest, seni müstiliseks peetud jõududest ja võimetest. Et selles suhtes see religioosne narratiiv, et Jumal või keegi tüüp või inimolevus või ükskõik mis entity ta oleks, et see on siis maha loonud. Simulatsiooni argument on teistmoodi üles ehitatud. Tegelikult me oleme iseenda loojad, et selle argumendi põhikonstrukt on siis selles, et kui tsivilisatsioon areneb, ütleme, kõrgema tehnoloogilise arengu tasemele, et siis tekib küsimus, et kas ta suudab üldse nii kaugele areneda või ta sureb ennem välja. Et see on see meie praegune küsimus, et kas see rada, kus me oleme tehnoloogilist arengut teostamas, et kas see jõuab sellise väga kaugele arenenud tsivilisatsioonini välja või me ennem vajutame punasele nupule, komistame, koristaja teeb seal mingisuguse kogemata õhtul, vajutab nupu peale, mis iganes ja hävitab iseennast. Et me sinna ei jõua. Argumendi järgmine osa on see, et oletame, et me ikkagi sinna jõuame, et kas me siis loobume simuleerimast inimkonda selle ajaloolises tekkeprotsessis, et nii nagu me praegu oleksime, et oletame, et tulevikus inimkond on niivõrd kaugele arenenud, et kas me teeksime näiteks liitreaalsuse või mingisuguse virtuaalreaalsuse eksperimendi, et aru saada, et mis värk nende inimestega alguses oli, et millise raja me oleme läbinud. Et kui meil on tehnoloogiline võimekus olemas, et kas me siis loobume inimkonna varasemast simuleerimisest, väga heast simuleerimisest, nii et need agendid või inimesed sellest ise aru ei saa ja nad arvavad, et nad on loodusteadlased ja füüsikud nii edasi. Ja kui me peame sellele ka vastama, et meil on ikka kiusatus ikka simulatsiooni teha, sest me praegu näeme juba, kuidas me liitreaalsust ja virtuaalreaalsust teeme ja unistame ja raamatuid ja filme loome ja arvutimänge loome, et tegelikult me simuleerime väga, nii kui esimene võimalus on. Ja argumendi kolmas osa siis ütleb, et aga juhul, kui need kaks eitust ei kehti, et me ikkagi jõuame kaugele ja simuleerime varasemalt, siis on suur tõenäosus, et me ei tea, kus kohas me praegu ajalises ruumis asume, et seda teadmata on väga suur tõenäosus, et me oleme simuleeritud ja et proovige seda ümber lükata, et see ei ole selles mõttes, et on Jumala olevus, vaid et inimkond ise on nii kaugele jõudnud, et ta eksperimenteerib selle praeguse tsivilisatsiooniga. Ja siin osa loogikuid ütlevad, et see on enam-vähem 50-50 on see protsent,
et meie hulgas osalised, mida me tajume teisi inimesi, on tegelikult simuleeritud inimesed ja näete, kuna me ise sellest aru ei, siis me ütleme, et nõme jutt. Et ei saa öelda nõmedaks jutuks, kui me sellest aru ei saa, aga samas peitub selles ka demagoogia ja selle on siis osa sellest religioossest argumentatsioonist üles ehitatud, et ärge tulge ütlema, ärge tulge eitama asju, millest te ise aru ei saa. Et siin on see sama probleemistik tuleb esile, aga ma piirduks ainult sellega, et tegemist on mõtteeksperimendiga. Ja vaadates, kuidas see mõtteeksperiment äratas sellise eleva diskussiooni, see oli kui ma ei eksi, 2004 vist esitatud, siis selle diskussiooni tulemusel on tegelikult inimintellekt hakanud mõtlema rohkem selle võimaluse üle ja hakanud uurima ja seda kogu aeg kontekstis käsitlema, et kas see tähendab nüüd seda või mitte. Igal juhul selline simulatsiooni argument võimaldab ära seletada terve hulga füüsikalisi probleeme, mida praegu teisiti ei suudetaks seletada. Aga see ei tähenda, et see õige on. See tähendab, et meie pea on suuteline abstraktselt mõtlema, aga samas me ei tea, kas karu ka selle peale mõtleb, et me ei ole temaga kommunikeerinud. Virtuaalreaalsus tegelikult mind mõnes mõttes, ma ei tea, kas ta nagu hirmutab mind, aga vaadates seda, kui võtame, nagu ma juba seal päris alguses rääkisimegi, et inimene tahab leida sellist mugavat sellist või lihtsat väljapääsu, lihtsat lahendust ja inimene on võimeline ka palju fantaseerima, siis tegelikult kui me mõtleme, kes on vähegi nagu rohkem mõtestatud näiteks Matrixi filmi vaadanud, mis on nagu uskumatult selline hea kaasaegne filosoofiline selline tükk, et kui me vaatame seda, siis nii-öelda virtuaalses maailmas me oleme võimelised endale ette manama palju justkui selliseid ägedamaid või põnevaid asju. Et kui sa vaatad Matrixi filmi ka, siis saad endal kung-fu oskuse põhja keerata, saad lennata, saad hüpata, saad kõike seda teha, mida tegelikult su keha nii-öelda selles maailmas siin teha ei suuda. Et mina mõtlen seda, et kui me selle virtuaalreaalsusega liiga palju veel edasi näiteks flirdime ja vaadates kas või näiteks neid sama videomänge, kus sa saad kehastada kedagi teist ja tihtipeale on seal üleloomulikud võimed. Ma ei kujuta ette, kas sa saad seal mingisugust dopamiini kaifi ka, kui sa suudad panna ennast kogema midagi, mida sa võib-olla muidu ei suudaks või varem oleks kogenud, siis ühel hetkel võib-olla inimkond lõpetabki seal, et me olemegi kõik sellised lihakotid kuskil kapsli sees, ühendatud juhtmetega ühte sellisesse hiiglaslikku serverisse, kus meie teadvus siis jookseb ringi ja teeb kung-fuud ja lendab ja igasugune sodoomia ja mis iganes seal võib toimuda, et on erinevad serverid ja toad, kus saab igast hullust teha ja seda kogeda siis nii-öelda täiesti tõsiselt võetava alternatiivse reaalsusega. Et siin maa peal ühel hetkel ei tahagi keegi enam elada, vaid kõik lülitavad ennast sinna, sest siin on nii mõttetu ja igav. Jah, seda ei pea nimetama, et sa peaksid selle pärast muretsema, et kui me ütleme, et võib-olla see ongi arengu loomulik suund, et me testime ka seda varianti, et me loome, siin on huvitavaid arvutimängu teoreetikute loodud päris põhjal, Krishna Vissanda vist nimi, kes on kirjeldanud siis arvutimängu arengu ja arvutusliku võimekuse arengu kaudu, kuidas me simulatsiooni kasvu võimekusega tegelikult üha rohkem toetame seda simulatsiooni argumenti. Et selles suhtes me ei pea mitte kartma, et see on vastuolus meie praeguste arusaamade, väärtuste ja mugavustundega, aga võib-olla me olemegi teostamas seda agendat, et meie tehnoloogiline võimekus, arusaamine maailma füüsikaseadustest, ressursi kasutamist, energia muundamisest peabki päädima taolise seisundiga. Ja me võime öelda, et see on konfliktis meie seniste väärtushinnangutega, et laiselda ei tohi ja narkouimas ei tohiks olla, aga et päeva lõpuks who cares, et pole seda indiviidi vaja, et on vaja ainult seda ressurssi või resultaati, mida ta siia maailma on loonud. Et need on viivad parem kui hiljem selliste tugevate moraalsete dilemmade juurde.
Aga näiteks nüüd võiks nagu teema tuua sujuvalt sellest virtuaalsest kehast nagu maise keha peale ka. Ja minu eesmärk polegi otseselt praegu hakata rääkima nagu dopingust endast, vaid sellest, kuidas meie siis nii-öelda füüsilises reaalsuses siin samas maa peal oma keha nii-öelda modifikatsioonidega siis mõjutame. Et ühelt poolt ma ei mäleta, mis see sinu inimene 2.0 argument oli, aga mina olen nagu mõeld seda, et inimene võib ennast küll siis nagu, siin tuleb eetilisuse komponent ka mängu. Näiteks, toon näited, me tunnime oma välimust tihtipeale, alates karvade eemaldamisest kuni karvade kasvu tagamiseni, teatud piirkondadest näiteks eemaldame karvu, teatud piirkondadesse me soovime karvud saada, näiteks siis nii-öelda pealaele. Teisalt räägime erinevatest implantaatidest, et oma keha välimust muuta. Räägime hormoonidest, näiteks kontratseptiivid näiteks, hormoonidega mõjutame oma keha, mis on iseenesest mõistetav. Nii, siis loomulikult ühelt poolt doping, aga teiselt poolt siis ka teisel näol hormoonidega mõjutamine. Et noh, siin saigi hiljuti Punapiga räägitud, et selle maskuliinsuse esile kutsumine ja nii edasi. Et kas minu küsimus nagu seisneb selles, et kas ühel hetkel on täiesti iseenesest mõistetav, et inimene ei elagi oma elukaart läbi sellisena, nagu ta siia ilma sündis, vaid ühel hetkel ongi täiesti normaalne, eetiline ja loomulik ühiskondlikult kokku lepitud, et me torgimegi ennast igalt poolt erinevate süstaldega, määrime nad igalt poolt pähe, paneme endale erinevaid asju naha alla, et kas nagu selline, see keha, mis sa sünniga saad, ühel hetkel kaob ära ja me hakkame ennast erinevat moodi tuunima ja oma organismi siis mõnes mõttes farmakoloogiaga nagu kuidagi optimeerima. Siin on mitu ajaraami. Üks on see, et see paljunemise ajal, et meil on teatud hetkel keha paljunemine ja seksuaalse partneri otsimine, et looduses on erinevaid variante, et inimene on seksuaalselt paljunev. Ja selles kontekstis me üritame esile tuua siis neid, ütleme signaliseerida geneetilisi hüvesid, et mis on siis otstarbed, kas teisel partneril arvesse võtta ja sellepärast me rõhutame teatud keha väliseid tunnuseid, kuna sissepoole ei ole näha, et me väljendame seda nii keha kuvandi kaudu kui ka oma käitumiste ja ütleme siis sellise sotsiaalse kapitali kaudu. Et see on puhtalt nagu, ütleme, hästi külm sõna või samas mitte sugugi külm sõna, aga ikkagi selline natuke nagu teaduslik kategoorial paaritumise mõttes. Et see on järglase taastootmise mõttes. Teine on see, ütleme, inimkonna huvi vanemas elueas, mis on peamiselt tärganud vast eelmise sajandi keskelt alates, kuigi seda igavest elu on kogu aeg natuke unistatud. Et aga kes seda igavest elu siis unistab, kas see, kes on krooniliselt haige olnud viimased 10 aastat või ei, tema seda ei taha. Et see kurb statistika, vanemate inimeste enesetappude statistika või see eutanaasia päris kiire areng võrreldes sellega, kui üks põlvkond tagasi oleks küsitud, kas doktor Kevorkian, kes USA-s tekitas skandaali, või siis eutanaasist rääkides, et ei, et see on amoraalne teema, et kas millestki muust ei võiks rääkida, et huvitav, mis telekast tuli. Et aga me näeme siis, et heaolu kasvuga me unistame pikemast elueast ja sellest pikemast elueast peamiselt unistab see noorem põlvkond, kui veel hädasid ei ole. Aga paraku aastaid tuleb juurde sealt tagumisest otsast. Ja küsimus on siis selles, et milles see pikaealisus seisneb, et kas ta seisneb lihtsalt, et silmad on lahti ja näed, mis toimub, või seal on mingisuguseid muid asjaolusid ka. Ja tavaliselt on see asjaolu ikkagi küllaltki egokeskne, et mul on veel hea olla, ma tahan võib-olla kehasse sekkumiste teel seda heaolu veel pikendada, aga entroopia, nagu sai räägitud, jõuab järgi varem või hiljem. Ja siin on ka filosoofias neid konstrukte päris mitu, et mida see elu tähendab, et kas ta tähendab, et sul peab see bioloogiline keha alles olema või see, et sinu see intellektuaalne
teadvus peab alles jääma, et siis juba praegu räägitakse intellekti või ütleme teadvuse siirdamisest teislikku maailma, teoreetilisest võimalusest, et võib-olla me sinnapoole liigume. Et siis see keha kaotab uuesti oma tähendus, aga praegu selles raamistikus, kus me eksisteerime teadaolevalt, on kehasse sekkumine järgmine faas, et me oleme kõigepealt kujundanud oma keha ümbritsevat keskkonda, võtnud ära osa ohtudest ja osa töödest ja nüüd me siis sekkume kehasse ja üheks huvitavaks nähtuseks, mida me kehaga teeme, on mäng. Ja siin see sporditemaatika tuleb täiesti selgelt väljakule, et me üritame keha proovile panna, me üritame võistelda, see ei ole mingisugune olümpiavõit, vaid see on lihtsalt õnnestumine, eneseteostamine ja nii edasi. Ja selles võistluses meil tekib ka kiusatus, et kas saaks kiiremini ja paremini, et need on nagu kaks erinevat paralleelset rada, mis ühel hetkel arvatavasti kombineeruvad, et kui inimene elab väga kaua, siis ta hakkab kasutama kehas selliseid meetmeid, mida me praegu oleme siis spordis kokku leppinud, et ärme seda spordipraktikas kasuta, kuna spordis oodatakse sellist intellektuaalse tegevuse kaudu keha võimete proovile panemist, et me ei pane ainult proovile seda, et kes on kõige kiirem, aga kes oskab ka kõige kiiremaks saada. Aga et kui ta teeb seda kuidagi robustselt sõites mootorrattaga 100 meetrit, et siis tundub, et see väga intelligentne pole. Et siin spordis me kipume ära unustama, et me ei taha ainult teada, kes esimese finišisse jõudis, vaid me tahame teada, kui geniaalselt ta seda tegi. Et see on inimesele omane võimekus. Ja selles mängus me tahame välistada teatud shortcutid või lihtsustused. Aga nüüd on siis kolm pilti. Üks on siis see pikaealisuse edendamine kehasse sekkumisega. Üks on siis paljunemise perioodil lihtsalt geenide signaliseerimine või hüvede signaliseerimine, võib-olla ka oma mootori signaliseerimine, mis on võimalik kaasa panna. Ja siis on see sportlik mäng. Nii, selles suhtes sa mainisid seda, et kui meie teadvus kanduks üle nii-öelda siis muude keskkonda, virtuaalreaalsusesse või tehisintellekti või sellist tehislikku keskkonda, siis keha kaotab oma mõtte. Jah, ma olen sellega nõus, aga sellisel juhul me leiaksime mingisuguse teise väljundi, kuidas siis sellist, võib-olla siis ei ole see enam primitiivne nauding, aga mingisugust sellist midagi kogeda, mida me justkui kogeda soovime. Antud hetkel siis on keha, see maapealne keha meil nii-öelda siis instrument, läbi mille me saame siis antud hetkel seda enda jaoks nii-öelda realiseerida. Ja tegelikult ma söödaksingi sulle sellise asja ette, mis eelmises saates siis Margus Punapiga jäi õhku, milles justkui ta nagu siis tegi mulle ühe asja selgeks, avaldas oma arvamust, et kui me rääkisime seda, et keha nagu modifitseerimine, siis kehal on ka teatud omadused, et ma tõin talle selle näiteks seal selle, ja tema ütles, et evolutsioonibioloog olen liiga palju lugenud, et kui me võtame siis sugupooled, eks ole, et meil on selline lihaseline laiajalgne mees, madala rasvaprotsendiga, kõrge testosteroon, sümboliseerib justkui viljakust. Siis võtame naisosapoole, puusa ja siis talja suhe on väga selline eeskujulik, peenike Pihlai puus, suur rinnakorv, kõrge östrogeeni tase, justkui on siis samamoodi viljakas naine ja kui nemad tõmbuvad, siis justkui on selline tugeva terve järglase saamine tagatud. Siis tema ütles mulle näiteks seda, et tegelikult see mõnes mõttes ei vasta enam tõele, sest sellise mehe kuvand on mõnes mõttes muutub aina selliseks östrogeensemaks keskkonna tagajärjel ja sellest tulenevalt ta siis tegi sellise argumendi lõi lauale, et tegelikkuses jõumees, kes on ennast väga ilusaks pumbanud, kas siis nii-öelda droogidega või mitte, ei oma otseselt sellist õnnestunumat seksuaalset, tema õnnestumisprotsent või tema suguelu ei ole nagu selles mõttes intensiivsem kui näiteks mõnel IT-mehel või tudengil. Et nagu seda ta pakkus välja, et seda justkui võiks nagu uurida. Et tema argument on see, et paraku see absoluutselt ei ole niimoodi, et justkui vastassugupool ei vaata seda. Siis kui ta selle mulle ära ütles, ma olin temaga nõus. Aga siis mul jäi selline mõttelõng ikkagi alles, et jah,
et ühelt poolt tema sõnum oli see, et pole mõtet ennast pumbata väga suureks nii-öelda naiste pärast. Samas jäi mulle see mõttelõng, et aga miks siis ikkagi pumbatakse ennast suureks, on see, et pumbatakse ennast kellegi jaoks suureks. Ehk siis ma ei pumpa ennast justkui sellepärast suureks, et saada rohkem seksuaalsuhteid, vaid ma pumpan ennast sellepärast suureks, et see vastaspool, kellega ma seda seksuaalsuhet soovin, oleks selline, kellele oleks siis see minu see keha või see keha kuvand nii-öelda apetiitne. Et nii-öelda IT-mees võib-olla ongi nii-öelda sellise enda võib-olla vastaspoolega, aga ikkagi musklimees soovib sellist fitness naist võib-olla endale vastu. Et kas seal on selline loogika sinu hinnangul olemas, et me väljendame oma kehas seda mõnes mõttes, mida me tahame vastu saada, et siin ei ole summa summarum, kes rohkem kedagi nagu näiteks voodisse veab? Eks siin vast võib mitmele asjale olule tähelepanu pöörata, on see, et lihast ei pumbata mitte naisi vaadates, vaid teisi mehi vaadates, et neid ikkagi võrreldakse teiste meeste vastu. Ja siis selle kaudu on võib-olla ikkagi taaskord signaliseeritakse seda tulemuslikkust, aga seda võid ka Porschega saavutada suhteliselt väikeste lihastega, ja see ei ole sugugi halvustavalt öeldud meestega naiste suhtes, aga et naine on see, kes riskib, tema võtab selle lapse kandmise ja lapse toitmise suuresti enda peale, ta peab vaatama, et kas see ühekordne suhe on püsiv ehk aitab selle lapse üles kasvatada. Ja sellises kontekstis ta näeb palju suuremat pilti kui see ürgne lihaskond, et vanasti oli tõesti, et kui sa sellises väga kehvast toitumise olustikus, nagu kogu inimkonna elulugu on olnud, suudad omada kehalist võimekust, siis see on juba üks selge märk, et selles keskkonnas on see suurem keha eelistatavam, suurem ja puhas ja hooldav keha, terve keha, et haigustest vaba. Ja see on ka üks põhjus, mille pärast arvatavasti on suguline paljunemine selliste multiraksete organismide puhul eelistatavam, et on just see haigustest vabanemisega seotud. Nüüd, kui me muudame selle džungli selliseks sotsiaalselt teistsuguseks džungliks, kus me praegu oleme, siis ma arvan, et Porsche või korralik kodu või hea haridus või kitarri mängimise oskus trumpavad lihaseid ja seda me näeme, et lapsi tuleb ka nendes peredes, kus ei ole suurte lihastega inimesi. Ja kui naiste käest küsida, millised mehed neile meeldivad, siis seal võib-olla tuharate suuruse kõrval ühtegi muud komponenti sellest kehaomadustest esile ei tooda, küll aga räägitakse majanduslikust ja võib-olla intellektuaalsest võimekusest. Et selles suhtes me oleme ürgsed loomad ja me ei ole sellest vanast programmist lahti saanud ja see on peamiselt siis meeste poolt esile tuleb. Ja nüüd see seksuaalse gratifikatsiooni küsimus on selles suhtes huvitav, et kui me näeme, et kui heaolu kasvab, siis huvi vastaspoole suhtes väheneb. Et see ei ole ainult sellega, et keha muutub laisemaks ja ainevahetus, et meil kaob see programm vajadus ära, et kõik on nagu hästi, et seda ressurssi ei ole vaja kellegagi jagada. Aga kui me liigume sellisesse laboratooriumisse nagu Jaapan, siis Jaapani heaolu ühiskond on päris kaugele arenenud ja selle töö tegemise efektiivsuse tulemusel siis perekonna mudel on hoopis sellise nõrgemate seostega, kui veel meil on olemas. Isa on esmaspäevast reedeni tööl, kodus näeb lapsi võib-olla 15 minutit, kuna ta teeb tähtsat tööd ja reedel tavaliselt võtab õhtuks siis kõva doosi alkoholi, magavad kuskil linnas ära, tulevad koju, lähevad esmaspäeval uuesti tööle. Ja selle tulemusel on hästi efektiivne majanduskasv tekkinud, mille tulemus on praegu näha, et see majanduskasv ei ole jätkusuutlik, sest et lapsi ei tule peale ja Jaapani lapsed, noormehed ei ole huvitatud vastassugupoolest, nad on huvitatud sellisest, see on otakud, on sellised nohikud, aga on sellised, mul ei tule praegu see nimetus meelde, aga on sellised tõlkes on see nimetus ilusad poisid.
nad on pigem feminiinsed sellist naiselikke omadusi rõhutavad, kosmeetikat kasutavad ilusad poisid tänavatel ja neid ei huvita vastassugupool ega autod, vaid neid huvitab kosmeetika ja toidu degusteerimine, kookide degusteerimine. Ja siis me näemegi, Jaapani iibekordaja on seal vast 1,5 allpool, et see igal juhul ei ole seda Jaapani kultuuri kandvat populatsiooni taastootev ehk jätkusuutlik. Ja näed, seal see seksuaalne vajadus või seksuaalne gratifikatsioon on üldse kaob ära. Lihtsalt heaoluühiskond kasvab ja siis stress kasvab heaoluühiskonna ülalhoidmise nimel ja see tähelepanu on suunatud enesekesksele hüve saavutamisele, mis ei ole enam, selleks ei ole vaja üldse vastassugupoolt otsida. Et neid teemasid ja vastassugupoole kättesaadavus virtuaalses mõttes on niivõrd suureks läinud, et seksirobotite tehnoloogia areng on vast üks kiiremini toimuvaid taustal, kuna see on meie ebamugav teema, aga sellega tegeletakse ja sellega on organisatsioonid on olemas ja see on ääretult suur business, et me teame, et kus on raha, seda ka arendatakse, nii et see on üks teema ja seksiroboti puhul sul ei pea suuri lihasid olema. Sul peab olema lihtsalt võime see seksirobot ära osta. Neid on juba ka Jaapani näitel taaskord olemas, abiellutakse selliste virtuaalsete tegelaste ja ka robotitega. Kuna see on hea partner, selle partneri võib välja lülitada, kui ta sulatab närvidele käima. Et kui keegi mõtleb, et kuhu osta aktsiaid või investeerida, siis siin on väga selline soodne pinnas põhimõtteliselt. Ja see on inimese loomusest mitte, me ei saa ju eitada, see seksuaalsus on meil oluline ja seksuaalse vajaduse rahuldamine on oluline, aga et selle saavutamine on väga kallis. Ja nüüd tuleb välja, et rahaline transaktsioon on palju odav. Me näeme seda, nimetatakse kõige vanemaks ametiks. Moraalne probleem, aga me näeme, et päris suhte ülesehitamine on palju ressursinõudlikum aja ja muude ressursside suhtes lihtsalt ostutehing ühe suhted on olnud selleks proof of conceptiks. See Jaapani teema korraks sellest oli kinni haakida, et need ilusad poisid ja asi, et kui vaadata näiteks kas või neid samu multikaid ja kui vaadata mees tegelasi seal samamoodi, siis nendel on ka iseloomulik, et nad ei ole sellised karvased ja suured ja koledad, vaid ka nemad on selliste suhteliselt suurte feminiinsete silmadega ja nii edasi. Ja see, et see heaolu seal lokkab, tasub lihtsalt vaadata ainult seda, et mida seal TV-s toodetakse ja multikate kõrval ka sellised, needsamad pornograafilised multikad ka, mida neile seal meeldib toota, et selline heaolu ja jällegi selline, kuidas ma ütlen, selline dopamiini sundtootmine nagu ajus justkui on seal põhjas, et pidevalt sellist heaolu nagu endale nagu toota. Et kas see ilusate poiste fenomen või see heaolu on siis juba päris kaua seal olnud, sest seda multikakultuuri ja seda kõike on seal samamoodi päris pikalt juba olnud. Ta on nii kaua olnud, et sellest räägib ka lääneühiskond vabalt ja Jaapani külastajad räägivad sellest imestunult, et paraku me ei saa seda eitada, see on laboratooriumi inimkonna käitumise näide. Me ei saa öelda, et see tingimata selles suunas kõikjal läheb, aga praegu paistab, et Lääne-Euroopast Ida-Euroopani välja on see tendents sinnapoole, et seksuaalsus hakkab taanduma sellise tehnoloogilise kunstliku meelehea ees. Ja oleme põhimõtteliselt hakanud jõudma sellest ajajärku, kus suur muskel ei ole enam ahvatlev sellepärast, et ta ei taga sulle kaitset siis, et kus partneril on suur muskel ja siis see suur muskel ei pea ennast sind välise ohu eest enam kaitsma, vaid suure muskli või sellise jõu rakendamise ja füüsilise jõu rakendamise võime on hakanud välja juurima siis võime see, et kui pikka koodijuppi keegi on võimeline kirjutama, mitte kui mitu kilo ta on võimeline maast lahti tõstma põhimõtteliselt. Jah, see suure muskli teema puhul on ka see, et
tänasel päeval, kus seda suurt musklit vaja ei ole, siis ta tegelikult signaliseerib sellist enesekesksusest, et võib arvata, et see mees tahab hommikul rohkem jääkapist hoopis teistsugust süüa, tal on oma toidud, seal on oma munavalge ja et ära seda puuduta ja mul on need tabletid ja need asjad, et mul on trenn praegu. See näitab, et ta tegelikult ei ole valmis ressurssi jagama pere jaoks, vaid ta tahab üha rohkem iseennast üles ehitada. Ja ma tõesti soovitan, kui sa ütlesid Matrixi filmis, Matrixi esimene osa on see, mida tasub vaadata ja siis on see multifilm Wallit tasub ka vaadata, et see räägib ka tulevikust päris palju. Aga selles suhtes, kui nendest nagu kehadest ja nendest tuunimistest nagu rääkida, siis kas ühel hetkel nagu on võimalik, et selles mõttes siis nii-öelda tegelikult ma peatuks selle spordi peale hoopis ka korraks, et sa ütlesid seda, et miks spordis on kokku lepitud, et mitte oma keha siis nagu tuunida medikamentide läbi, on see, et tahetakse näha, kui geniaalselt keegi oma tulemuse teeb. Ma panin selle praegu endale siia kirja ja ma tahtsin sellest kinni hakata, aga see, kui geniaalselt keegi selle tulemuse teeb, inimesed ei ole looduse poolt võrdselt geniaalsed selle tulemuse soorituse osas nagu selles suhtes, et tõepoolest see andekuse termini ma nüüd poogin siia sisse, et kui me teame, et keegi on geneetiliselt sündinud teatavate settingutega nii-öelda, et tal on sellist, kas tal on kiiret lihaskiudu palju või siis tal on, ma ei tea, seal tugiaparaat vastav või vaimselt on ta ka selline, et kui tal on looduse poolt antud soodsad tingimused kaasa, kas siis see geniaalsus on niivõrd, kuidas ma ütlen, huvitav nagu vaadata või meeli ülendav? Või ma praegu eksisin ära kuskile siin? Ei, see on see üks teema lähenemise nurk, et ma arvan, et kui mulle Stradivariuse viiul anda, et siis sealt ei tule paremat häält välja, et ikkagi peab midagi tegema ka selle kehaga, et seda keha ei saa lihtsalt öelda, et on ja nüüd imetlege, et seda me ei ole kuskil näinud. Nüüd vastuargument kogu andekuse peale liigsele toetumisele tuleneb sellest, et looduse jaoks andekaid ei ole vaja olnud, et loodus vajab ju selle populatsiooni jätkusuutlikkust, et populatsiooni suurt arvu, mitte üksikuid erakordseid omadusi. Vastasel juhul me neid erakordseid omadusi oleks väga palju, aga me näeme, et nende erakordsete omaduste kandjaid on ääretult peaaegu et võimatu leida, et ma tõesti ei tea kedagi, kes oleks erakordne ära mõõdetuna. Me saame ainult sportlikku tulemust näha ja siis ütleme, et me seletame seda ära tema erakordsusega, aga seda võib ära seletada suuresti ka tema õnnega, vedamisega. Et näiteks, et kui sa teed järgmised 1000 treeningut, et küsimus on, et mitu treeningut nendest kasulikud on ja vastus on, et kindlasti umbes pooled ei ole kasulikud, sellepärast me oleme enam-vähem keskpärased kogu aeg. Aga oletame, et mõned inimesed lihtsalt teevad trennist trenni ja see treening osutub kasulikuks. See kompleksne süsteem reageerib väga erineval moel. Ja kui 1000 inimest üksteise kõrval panna treeningut tegema, siis paratamatult osadel õnnestub paremini kui teistel. Ja seega me võime rääkida, et juhuslikkuse roll tulemuste saavutamisel, me ei taha seda arvestada, vaid me tahame seda seletada mingisuguse geniaalsusega. Ja ma olen kasutanud siin seletamiseks ühte näidet, mida esitas küll üks börsianalüütik oma raamatus Fooled by Randomness ja tema sama autor, kes kirjutas ka Black Swani või Musta luige, Nicolas Nassim Taleb. Ja tema toob siis selle näitena, et kus me üritame luua geniaalsuse argumendi. Ta toob näite Vene ruletist. Vene rulett on siis see, kus revolverisse pannakse üks hotshot või reaalne padrunkuuliga ja siis tõmmatakse trummel käima ja pannakse oimu koha peale ja tehakse see klõps ära ja kes jääb ellu, kes ei jää ellu, mida teha. Ja kujuta ette, et sa kosmoses lendad ringi ja jõuad ühe planeedi peale, kus on tohutu palju lõkkeid, iga lõkke ümber 5-6 inimest, kõik mängivad Vene ruletti. See ehmatad ära, kõva paugutamine seal käib, lähed sealt minema ja mõne aja pärast satud kosmilises ruumis samasse kohta, lähed vaatama, et kuuled, et selle paugutamist ei ole, et alles on üks lõke ja selle ümber on 3-4 inimest. Ja küsimus on selles, et ja tohutu suur surnuaed.
küsimus on selles, kas need on teistest targemad Vene ruleti mängijad. Ei ole. Nad on lihtsalt juhuse protsessi tulemuse sinna jäänud. Aga kui me börsi vaatame, siis ütleme, et näed, et tema on kõige rikkamaks saanud, ta on jube tark olnud. Ja Taleb toob siis esile terve hulga näiteid, kus aga homme, ehk ta teeb homme sellise otsuse, mille tõttu ta põletab kogu oma vara maha. Et selles sportlikus tulemusest ka meil on ainult üks väikene aken, mille sees seda tulemust realiseeritakse ja me ei näe neid inimesi, kes kunagi sportima ei hakkagi. Et kui spordis oleks rohkem inimesi, me näeksime palju rohkem tulemusi ja siis me ei seletaks seda niivõrd palju selle andekusega. Teine probleem andekusega on selles, et mis tuleb korvpalli ajaloost ilusti välja, et kui korvpall kunagi seal USA-s mänguks reeglistati, siis avastati, et aga pikematel on eelised. Ja siis oligi, et vastasvõistkonnas on see 2-meetrine, meil ühtegi ei ole, ärme nendega mängi, kuna see vastasvõistkonna 2-meetrine läheb, seisab meie korvi alla ja talle visatakse pall ja me võime hüpata seal, aga tema lihtsalt toksib seal neid palle sisse. Meid see mäng ei huvita, mine ära. Ja selle peale reeglid muudeti. Reeglid muudeti niimoodi, et seal korvi all ei tohi seista. Tekkis see 3 sekundi reegel ja siis tekkis lõpuks ka lühikestele 3 punkti viske võimalus. Ja see räägib siis sellest, et juhul kui kellelgi on mingid eeliseid, siis see mäng kaotab huvi. Me ei lähe sinna sellest osa võtma, et me tahame, et kõik sportlased, kes hakkavad treenima, nad peavad treenima päris raskelt. Ja sellel hetkel, kui ta peab kõige raskemat treeningut tegema, siis ta mõtleb, aga mida ma siin treenin, nagunii too Kalle seal võidab, et tema ikka võidab, et ta on teistest parem. Ei, spordi idee ja reeglid on loodud sellisena, et kõigil on võimalus võita ja see ei ekspluateeri seda ühte andekust. Aga näiteks Usain Bolti puhul me seletame seda andekusena, kuna meil ei ole ühtegi muud seletust tema jaoks. Me ei jälgi tema treeningut ega ei ole tema sisse vaadanud, aga pikkemaid jooksjaid on ju päris palju. Ja Usain Bolt ei ole ka sugugi kogu aeg väga hea olnud, nii et me tegelikult loome ise natuke selle ilustava narratiivi ja siis otsime seda andekat. Ja me ei ole leidnud ühtegi andekat, et kui meil on teada, et teatud geenid soosivad teatud kehalisi võimeid, siis need kehalised võimed ei rajane sellele ühele geenile, vaid see geen asub sellises pikas ahelas, et kui me vaatame seal biokeemias natukene raamatus ringi, et siis me näeme, kui palju ahelaid on ja see üks geen kirjeldab ühe ensüümi näiteks aktiivsust. Ja see ei seleta ära kogu seda kompleksse süsteemi lõpptulemist, et siin võib kasutada orkestri näidet, et kui sa orkestrisse paned natuke kõvema trummari, siis see orkester ei hakka paremini kõlama. Ikkagi öeldakse, et kuule, mängi vaiksemalt. Et need ülejäänud ainevatusrajad tasalülitavad need üksikud erilised omadused. Ja seega võib öelda, et see andekus looduse seisukohast ei ole kunagi eesmärk olnud, aga spordialad spetsialiseeruvad teatud kehalisi omadusi rohkem ekspluateerima. Aga seal on alati 100 000 potentsiaalseid inimesi, kes võiksid võita, aga alati võidab üks ja selle ühe seletamiseks me kasutame natuke liiga lihtsalt seda andekuse paradigma. Aga see tähendab taaskord, et on spordialad, mis eelistavad teatud kehatüüpe, aga sa ei saa öelda, et seda on ainult üks inimene, vaid siis seda spordiala ei ole, ühe inimese spordiala pole olemas. Keegi ei tahaks temaga mängida. Kui sa ütlesid seda, et see reeglite muutmine, siis mul tärkas praegu peas selline asi, et mis viib mind küll praegu sellisele õhukesele jääle, et kui me vaatame alles hiljuti, oli siis mingi uudise tükk ja seda on ka maailmas juba juhtunud, et transsoolised sportlased, näiteks bioloogiline mees on ennast muutnud naiseks ja tahab minna naistega koos näiteks tõstma. Nüüd ja võttes nagu eeskuju sellest, mida sina praegu just nagu rääkisid, on siis see, et ühelt poolt jah, mina isiklikult leian, et see on väär. Ma julgen seda välja öelda, oma tõekspidamisi väljendada, et me võime öelda küll, et mida keegi tunneb ja nii edasi, aga bioloogiline eelis paratamatult on, kui sa oled 30 aastat olnud kättesaadav testosteroon, su kehas on vohanud, kudesi muutnud, luid muutnud, tugiaparaadi struktuuri muutnud ja ühel hetkel siis otsustada seda muuta ja minna siis bioloogiliste naiste vastu võistlema, et kui eetiline see oleks. Samas nüüd,
kui me võtta näiteks sellest kinni, et selle sinu pika korvpalluri näitest, et kas siis me näemegi praegu, olemegi siis nii-öelda selles ajajärgus ka, kus me võime näha seda, et kui sooidentiteet muutub, hakatakse nende vahel ka liikuma, et siis me näeme samamoodi mingisugust selle asemel, et keelata ja nii-öelda siis väidetavalt, kes tunneb, et teda siis diskrimineeritakse või mitte, et lastakse võistlema või mitte, siis selle asemel hoopis on jälle vaja muuta mängu, mitte mängijatel piiranguid tekitada. Tõsi, ja seda arvatavasti tehakse. Mõned vaatlejad hindavad järgmise 10 aasta jooksul tekib intersooline. Et see, mis ei ole mehed ega ei ole naised, et me ei saa keelata nendele ühele grupile inimestele mängus osalemise, ütlemaks, et kuule, sa oled liiga tugev naine või liiga kõhna mees. Et ka nendele tuleb anda juurdepääs mängule ja seega me täiendame mängureegleid ja ütleme, et intersooline Caster Semenya, kelle testosterooni tundlikkus kehas on teistsugune kui ülejäänud naisterahvastele, ta ei ole tegelikult naisterahvast selles suhtes, et teadaolevalt ta näiteks lapsi ei saa sünnitada, et selles mõttes seda osa tal nagu ei ole, aga sekundaarsed sootunnused on kõik sedavõrd naiselikud, et võimaldavad vaielda selle üle, et naised ütlevad, et Caster tuleb siia jooksma, et ta näeb nagu rohkem mehe moodi ja siis meil ei tasu pingutada, kui Caster Semenya tuleb võistlema, et see moraalne õigluse teema, et kes kellega tohib võistelda, et on ka vanuserühmad ju loodud, et meil on terve hulk vanuserühmi, miks me ei saa ka rohkem kui ühte sugu tekitada või sooklassi ja sood ja ütleme gender ja seks on ingliskeelses ruumis on täiesti 2 erinevat mõistemaailma ja seda on nüüd kultuur hakanud aru saama, et see diskussioon on tekkinud tänu kitsaskohtadele ja arvatavasti siis siin ennustatakse, et see mäng kaotab oma populaarsuse, kui ühele küllaltki suurele grupile inimestest ei lasta mängus osaleda. Arvatavasti olümpiamängudele tehakse eksperimentaalses mõttes ja päris paljud tulevad seda vaatama, et meile meeldib vaadata inimesi, kes pingutavad ja teevad seda siiralt. Siin on hea selgitus sinu poolt olemas, aga ma näen ühte probleemi siin. Muidugi iseasi nagu naljakas on see, et või nagu selline tähelepanu vääriv, et mehed on altimad. Mul pole statistilist tõendatust loomulikult selle kinnitamiseks, aga justkui, et kui mees lõikab ennast naiseks, siis ta on justkui altim minema sporti. Aga kui naine otsustab hakata meheks, siis ma ei tea, kui palju sellist fenomeni on üldse olnud, et naine näiteks läheb meeste sekka võistlema. Aga teine asi, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et sa ütlesid, et meil tekib intersooline siis nii-öelda klass või kategooria spordis. Aga kui mina otsustan, et ma tegelikult olen naine, ma hakkan naiseks ja ma lähen naistega võistlema, siis ma olen naine, kes tahab teiste naistega võistelda, mitte intersooline, see 3. Et pigem mul tekib küsimus, et kas siis need samad inimesed, kes soovivad võistelda siis teises siis nii-öelda sookategoorias või sooklassis, et võib-olla nad ei ole üldse huvitatudki sinna keskmisse klassi tulemast, sest et ta tunneb ennast ikkagi naisena. Jah, ma ei ole selles suhtes, ei saa ju tulevikku ennustada, et mis toimuma hakkab ja mis nende inimeste peades toimub. Aga võib öelda, et transseksuaalses selles vahemaastikul, kus ei ole ei klassikalises mõttes ei mees ega naine, vaid on vahepeal, et üritab defineerida end ühele või teisele poole, siis nad ju teadvustavad tegelikult seda probleemi olemasolu ja terve hulk tegelikult käivad ka paraadidel ütlemaks, et ma olen siin vahepeal. Et selles suhtes võib arvata, et see suurem pinge kaob ära, aga üksikuid piirijuhtumeid jääb alati alles. Et seda ei saa tuua näitena, mis ütleb, et ärme seda tee. Et ma usun, et sotsiaalses mõttes on see märkimisväärne populatsiooni osa, kes suuresti ka hetkel nende hirmude ja tabu arusaamade tõttu hoiab ennast vakal. Et see kategooria leiab õigustust, eks seda ka uuritakse, ega seda niisama nagu külmalt välja ei kuulutata, et mingisugune koosolek, et teeme nüüd, et seda jälgitakse, nendega diskuteeritakse ja uuritakse, et milline see valmidus on.
Et selles suhtes ma väga ei karda, et juhul, kui taoline kategooria luuakse, et seal inimesed protesteerivad ja keegi kohale ei tule. Okei. Noh, selles mõttes siin ongi igati nagu kohane siis nagu tuua selline küsimus siia lõpupoole nüüd, et noh, selline võib-olla klišeelik ka, aga proovi sellele siis kuidagi nagu vastata, et inimkond, et noh, me praegu siin arutasime hästi palju erinevaid nagu aspekte, aga kuskile see inimkond sinna ta liigub. Et kus on inimkond omadega 100 aasta pärast ja kus on inimkond omadega 1000 aasta pärast, kui me ühe nulli nagu lõppu paneme. Et nagu sinu nagu selline kõhutunne, aga paralleelselt too sinna kõrvale ka selles mõttes nagu oma soovmõte, et kus ta nagu võiks olla või mis ta võiks nagu, mis siis võiks olla, kui need 2 numbrit nagu suurusjärku siia praegu ette tuua? Vast 100 aasta pärast Aubrey de Grey, keda peetakse üheks autoriteediks pikaealisuse uuringute vallas. Tema tõi just hiljuti huvitava maise argumentatsiooni, et kui me räägime pikaealisuse pürgimustest, et on igast imerohtusid siin juba Antiik-Kreekas kasutatud ja loodud müüte sellest, siis ta nagu piltlikult ütleb, et ei ole hakanud lendama, et meil on see soov olnud pikaealisust luua ja surma edasi lükata. Aga ta ütleb, tema ennustab praegust tehnoloogia ja teadusarengut arvestades, et see esimene kosmiline kiirus, eks see on see kiirus, millega rakett maa gravitatsiooniväljast suudab lahkuda, et see esimese kosmiline kiirus pikaealisuse või vanaduse eitamise tehnoloogia vallas saavutas kuskil 30-ndateks aastateks, 2030-35. Et siis muutub terve hulk ütleme õiguslikke arusaami, moraalsed arusaami samamoodi ja arvatavasti meil hakkavad tekkima mingid kokkulepped, kes kui kaua saab elada ja mismoodi seda ressurssi kasutatakse ja nii edasi. Et ma usun, et see on reaalne probleemistik ja ka väljakutse ja võimalus järgmise 100 aasta jooksul. Ma loodan, et 100 aasta pärast on enam selline heatahtlik kokkulepe, kus ma ei tea, kuidas lapsi sünnivad, kas on kunstviljastamise teel, aga et lapsed on ja on 3, praegu on 4 põlvkonda tavaliselt kipuvad koos olema. Et siis on juba 4, 5, 6 põlvkonda, seda sotsiaalset kapitali, intellektuaalset kapitali kasutatakse paremini ja seda tööd, mida praegu peame selliseks palgategevuseks, me enam ei kohta, vaid me näeme seda intellektuaalset inimeseks, seda vaimsust vast rohkem. Mis 1000 aasta pärast on, siis jah, ma lihtsalt pakun välja selle idee vormis lihtsalt diskussiooni hoidmiseks, et ma ei usu, et seda bioloogilist keha siis võib-olla, et enam tänases mõttes olemas oleks. Et juba praegu on seda sekkumist väga palju kehasse, mida me peame asendama entroopia kasvu tõttu muu hulgas. Et toon näiteks Theseuse laevast, et see on antiik ajaloost teada lugu, kangelane, kes tuleb kodumaale tagasi ja ta sureb ära ja tema laev otsustatakse alles jätta. Ja seda laeva peetakse ülal monumendina, seda pidevalt remonditakse ja hooldatakse, kuni ühel päeval avastatakse mitte ühtegi algupärast Theseuse laeva naela ka enam pole alles ja küsimus on, kas see on Theseuse laev. Et juhul, kui me kehast vaikselt neid juppe oskame välja vahetada, kuna kipuvad alt vedama, siis kas lõpuks kas me räägime inimesest ja samadest tunnetest ja arusaamadest. Ja ma saan aru, et siin on küll lõpp käes, aga ma osutan Antonio Damasio, maailmas hästi tunnustatud neuroloog ja ta viitab sellele, et need tunded, mis meil on, aju on meil olnud umbes kõikides loomades ka, et aju kui kesknärvisüsteem on umbes 500-550 miljonit aastat, aga seda elusloodust on olnud arvatavasti umbes 3,5 miljardit aastat. Mida siis need 3 miljardit aastat tehti, kui aju ei olnud? Et tegelikult see keha kohaneb maailmaga, keha rakulise koosseisu ja maailma muutuste vahelises interaktsioonis on keemilisi signaale päris palju, mis hoiavad keha paigas ja see on homostaaset, mis üritab siis kõikide nende rakkude kooslust hoida teatud normide piires. Ja sealt tekivad tunded, sealt tekib see
muutuse vajadus, et juhul, kui keskkond muutub kehvemaks, rakkudel läheb olukord ohtlikumaks, siis nemad muudavad oma käitumist, talitlust. Ja nüüd kesknärvisüsteem on hilisem mehhanism, mis lihtsalt muudab selle signaalivahetuse, infovahetuse tõhusamaks. Ja seega, kui me keha ära kaotame, siis arvatavasti me ei mõtle enam samamoodi, kuna meil ei saa olla samu tundeid. See tuleb natuke tagasi sellesse varasemasse teemasse, inimene 1.0, inimene 2.0, inimene 3.0 on see, kus keha ei ole ja see on Max Tegmark, kes on sellele viidanud, et see on siis see, kus keha on kantud selles siis simulatsiooni-keskkonda, ütleme arvuti mõistes. Aga juhul, kui sul rakulist lähtesignaali, seda ebamugavustunnet tagumikus ei ole, siis sul neid samu mõtteid ei ole, me ei saa rääkida samast inimesest. Nii et võib-olla, et me räägime versiooni uuendusest, võib-olla nimetatakse seda teisiti inimkond või nõnda nimetatud inimkond ise nimetab ennast enam mitte inimesteks, vaid kellekski teiseks, kes arenesid kunagi nendest Jopskinitest, kes kunagi podcasti pidasid näiteks. Ma võin teoritiseerida, kuhu nad jõuavad, milleks nad teevad, et kui me kaotame oma maise keha ära, ükskõik kus me ka ei ole, meie teadvus, siis ma arvan, selline next level või selline tipp ongi see, et muutume mingiks selleks tumeaineks või tumedaks energiaks ära, millest keegi mitte midagi praegu ei jaga ja kõik eelnevad tsivilisatsioonid, kes on sinna levelile jõudnud, juba ongi selle tumeaine moodustanud, et me jõuame ka ühel hetkel jääda sinna. Aga tegelikult ühe sellise väikse mõtte ma sulle presenteeriks ja nagu sinu kui sellise autoriteedi käest küsiksin sellele tagasisidet, et ilusti nagu kokku see asi võetud, aga ikkagi ma tahan selle nagu välja paisata, et kuidas planeedilt kaotada ära sõda ja konflikt. Et kas see oleks võimalik, et on siis see, et kui sa vaatad nagu aegade algust, et kui kõik roomasid ringi või mida kõike veel, siis üks sõi teise ära või vastupidi. Ehk siis kahe sellise olendi vahel oli konflikt. Nii, siis kui nüüd asi arenes edasi, meil tekkisid võib-olla loomade karjad, inimeste hõimud. Siis oli kari versus kari, punt versus punt, hõim versus hõim. Asi kasvas veel suuremaks, meil olid siis kogukonnad, linnad, linnriigid sõdivad omavahel, ei meeldi üksteisele. Meil tulevad riigid, kuningriigid, armeed, kuningad sõdivad omavahel, et see konflikti mastaapsus aina suureneb ja suureneb ja suureneb. Nii, nüüd meil on juba maailmasõjad, kus riikide kogumikud omavahel sõdivad, konflikt on suurem. Praegu me seisame silmitsi sellega, kus justkui sellised siis maailma osad või maailma jaod hakkavad üksteisega konflikti minema. Meil on lääs versus ida, et lääs pidevalt räägib, et ida on ohtlik, ida kasvab ja loomulikult ida teeb lääne suhtes sama oma inimeste seas. Et ühel hetkel, kas me praegu ei või olla näiteks sellise asja lävel, et meil on juba ainult jäänud alles 2 maailmajagu, planeet läheb pooleks, kes hakkab omavahel sõdima. Konflikt on äärmiselt suur. Ja nüüd ainus võimalus, kuidas seda konflikti siis lõpetada, on see, kui me saaksime selle planeedi ühtseks ühe eesmärgi nimel töötama ja selleks on meil vaja mingisugust teist vaenlast. Ehk siis ma tahan jõuda sinna, et kui ühel hetkel meil taevasse tulevad lendavad taldrikud ja nüüd ütlevad, et meie ei ole teie sõbrad, te ei meeldi mulle ja meie nüüd teeme teile 1-0. Siis maapealsed elukad enam ei ole üksteisega niivõrd konfliktis ja lõpuks hakkavad ühe ja sama eesmärgi nimel toimima. Et mida sellest arvata? Ma ei usu, see inimene on nii paheline, et osa lähevad selle ufode poole üle, et nad reedavad, kui nad loodavad saada sealt midagi. Et me oleme ju, agressiivsus on kaitsemehhanism, miks me peame kaitsma, sellepärast ressurssi on vähem, keegi tahab meilt seda ära võtta, et sealt tuleb see agressiivsus. Ma toon näite, on need Dodo linnud, mis kui James Cook seal Austraalia kandis ringi seilas, siis nad sattusid saare peale, kus olid sellised totaalselt rahuarmastavad linnud ja need meremehed läksid sinna, vaatasid, et need linnud tulid neid uuristama, need ei kartnud midagi, neil ei olnud absoluutselt mitte mingit kokkupuudet inimestega. Neil ei olnud ka ühtegi ohtlikku looma, seal nad lihtsalt elasid, palunesid ja see oli selline bioloogiline tasakaal.
ja need mehed lihtsalt tapsid kõik linnud ära ja nendest toodudest oli Oxfordi ülikooli ajaloomuuseumis oli vist 2 topist alles ja kuskil 60ndatel aastatel, kui ma ei eksi, siis seal koristati, arvati, et see sajandi alguses oli päris popp igasugustest loomadest asju kokku pannud, öeldi, et vaata, fantastiline loom. Keegi ei uskunud, et sellist toodulinnud üldse olemas saavad olla, siis visati need ahju. Tegelikult ainukesed koopiad on alles joonistatuna. Et juhul, kui meil see agressiivsus puudub, siis me muutume ohtlikuks maailmast tulevate signaalide suhtes, isegi mitte ainult iseenda suhtes. Nii et selles suhtes ma arvan, et agressiivsus Google ära ei kao. Kas või COVID näide on see, et see agressiivsus meie suhtes võib olla tohutu väikse mikromaailma poolt esindatud ja meie kehas on väga agressiivset immuunsüsteemi rakud. Seal on tapjarakud isegi olemas, täitsa sellise nimetusega ja õgijarakud nii edasi. Et meil on päris militaarne bioloogiline süsteem meie naha all peidus. See kajastub siis meie omavahelises suhtluses ja see muudab meid tugevamaks. Et ma ei räägi sõja kasuks, aga ma kardan, et see sõja ja konflikti olemasolu on paratamatu. Ja aga mul on lahendus olemas. Sõdu ei ole, kui kõik inimesed on narkouimas. Et juhul, kui me läheme selliseks staatilisse seisundisse, suudame ennast kõik sellesse bioloogilisse patareisse panna, mida Matrixi filmis ilusti esile tuuaks, siis masinad ise seda elu ja me oleme lihtsalt elame illusioonis. Et võib-olla see ongi the end point. See ei tööta. See on sellepärast, et kui kõik on narkouimas, siis mina ei süsti ennast narkouima. Ja ma tulen varastan sind tühjaks sellel ajal, kui sa mõnuled diivani peal. Ja, aga sa ei saa, kuna sina oled see Neo, kes on seal kapslis. Sa oled ainult oma simulatsioonis arvad, et sa oled see, kes on vaba. Et aga kõik nad on seal kapslis, aga meil on olevas siis paar inimest Morpheuse sõpruskonna näol, kes on pääsenud. Et see on see ainukene võimalus. No seal on veel see ka, et on teooria, et masinad lõid selle Zioni või selle päris maailma kui teise simulatsiooni taseme, et Morpheus arvaks, et ta on päris maailmas, sellepärast, et anda talle justkui lootust või tekitada seda reaalset tunnet, et tegelikult see nagu on võimalik, aga tegelikult ei ole see ka. Samas on küsimus see, et ma olen kapsli sees, aga äkki ongi mõistlik kapsli sees olla. Seda ma räägingi, et lahenduseks on selline vegetatiivne seisund, kus meil on ainult illusioon olemas, et see Polli multikas tuleb see ilusti esile, et inimesed ongi, lendavad ringi, nähtamatu tooli peal, ekraan on ees ja söövad burgerit. Mida sa veel tahad? Selline inimene ei lähe sõda pidama, et tal on kõik olemas. Covidi näide oli ka hea, et kas just seda ütlesid, aga et ma toon Covidi poolt sellega korraks ole, et meil on justkui vaenlane, kelle vastu me peaksime võitlema. See vaenlane ei suuda meid ühendada, et tulla kokku ja siis vaenlane seljatada antud juhul viiruse näol. Et on need, kes justkui üritavad ja siis on need, kes protestivad. Teisalt, kas siis ei ole see, et meil ei ole piisavalt agressiivset vaenlast, piisavalt pahatahtlikud vaenlast, kes oleks meil eksistentsiaalne oht. Et kui meil oleks näiteks, kas siis vahet pole, kas lendav taldrik tulnuka näol, kes laseriga meid maha muudkui tulistab valimatult, et ta vaatab, humanoid 2 jalal, selge, selle võtame ära. Et sellega ju ei saa sõprust tekitada, nagu sa ütlesid. Ja teine asi on siis see, et või kui meil oleks see sama viirus, näiteks Contagioni film, et mis oleks ikka niivõrd agressiivne, et siis ei oleks seda maskivastasuse tralli näiteks ka, kui viirus oleks piisavalt ohtlik. Et kas vaenlase pahatahtlikkuse selline akuutsus või selline üldine agressiivsus võiks olla näiteks ikkagi dikteerija, mis võiks selle minu teooria nagu ära tõestada, et planeet muutub ühtseks ja sellise ühise vaenlase vastu läheb. Või sul ikkagi ei ole sellesse ka usku? Mul jah, selles mõttes ei ole paraku usku, et see ei ole usu küsimus. Me saame ju kasutada ainult fakte, mida me teame ja inimesed on nurjatult, nad on reetnud oma poolt. Et neid hüvesid ja eeliseid otsides meil kaob see moraalne kompass ära ja inimesed lihtsalt reedavad seda ühisrinnat, kasutades ära seda eelist, mis väikene positsioonimuutus nendele annab. Et selge see, et me võime luua illusiooni, varasemalt on see kogemus olemas, et kui on väga suur vaenlane,
siis enamus konsolideeruvad, aga mitte kõik. Ja see on see probleem, ja tehnoloogiliselt võimestatud maailmas üks inimene võib väga palju kahju tekitada. No mis seal ikka, ma arvan, et mõistlik on praegu see, et kõik, kellel on praegu klapid kõrvas olnud või ekraani süvenenud, siis irduge sellest virtuaalsest reaalsusest ja loodetavasti nüüd laupäevasel päeval, kui inimesed seda kuulama hakkavad, siis meil on vähe ilusam ilm ja on võimalik päris reaalsust minna kogema eeldusel, et see ei ole meile simuleeritud ette. Isegi kui on, siis nautige ka seda. Jah, vahet pole, see on parim, mis teile nagu antud on või et mida te nagu saate. Aga väga hästi, väga selline ajusi ragistav ja intellektuaalset laktaati akumuleeruv vestlus oli see. Et väga tore, mina tänan, kena õhtut või päeva kõigile ja nii ongi, järgmise korrani.